täna hommikul on mul selline sõnum, mis üle kõige on nagu laulust 37, kus Taavet räägib sellest, et me ei ärrituks. Seal on 3 korda lausa on öeldud sedasi, et me ei ärrituks. Ma teen selle laulu ka praegu kohe lahti. Ja see nagu sündis nagu sellest, et ühel ööl lihtsalt olen korraks üleval ja kuulsin ühte uudist, õigemini nägin ühte pealkirja ja siis jäin nagu mõtlema, ma ei mäletagi, kui palju ma seda kuulasin, aga see pealkirigi oli juba selline, et mis nagu natukese võttis une ära, natukese kurvastas ja siis pärast issand ütlesid, et kuule, ära ärritu nendest asjadest. Ja üldiselt tundub niimoodi, et see pealkirigi, mida ma lugesin, et see osutus üldse valeks, et see lihtsalt oligi selline asi, et ärritamiseks tehtud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see sündis võib-olla selline sõnum eelkõige nagu minu endaga koos. Ja sellepärast, kallid, me elame siin selles maailmas, nagu me teame, sõna ütleb sedasi, et ülekohus läheb võimsamaks. Ja tähendab, ärritajad lähevad suuremaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et see sõna on meile väga kohane, et me ei ärrituks, sellepärast, et kui ütleme selline seadusetus ja ülekohus ja see ju tegelikult ikkagi puudutab ju tegelikult meid kõiki. Ja sellepärast võtame täna nagu seda sõnumit issanda käest, kus meil on öeldud sedasi, et ära ärritu kurjadest, eelkõige selles laulus 37. Aga meil endil võivad olla teised ärritajad ka, ma ei tea, mis sind ärritab, võivad ärritada vahest omad lapsed või abikaasa võib olla niisugune, kes muudkui ärritab ja igasugu variante on tegelikult palju on olemas inimestel, mis vahest satuvad nagu sellisesse positsiooni, et osutuvad nagu nendeks ärritajateks. Ja eks siis on meie asi, kuidas me nendele nagu ka reageerime. Või olukorrad või töökohad või mis iganes, meil on neid asju, ma usun, palju. Aga ja muidugi kogu selle maailma olukord. Ja eks see sõltub nagu sellest, et mida me ootame, kuhu me silmad on pööratud, eks need asjad meid on nagu mõjutamas. Õpetuse sõnades on üks selline oluline asi öeldud sedasi, et kes valitseb enes üle, on parem kui linnavalitseja. Ja vaata, eks see ärrituse lugu, see on selline asi, mis on ju tegelikult meie sees. See ei ole välispidine asi, sest see ärritus ei ole sedasi kuskilt nagu mujal, nagu kuskil mujal tekkimas, vaid see tekib meie sisse. See võib väljast nagu mõjuga tulla, aga see meie sees leiab nagu tegelikult koha. Issand tahab, et meie sees oleks rõõm, meie sees oleks rahu, eks, ja see on ka sisemine asi. Et rõõm ja rahu, kui see on meie sees. Aga kui tuleb ärritus, isegi selle ärrituse koha pealt ma ütlen selline, et see on nagu, ma sain nagu sellise pildi, et see on nagu selline nagu päästik või selline nagu selle esimene etapp nagu sellises, ütleme, sellises olukorras. No ütleme, et see sõna, kui sealt Taaveti laulust seda esimesest salmist kohe vaadata, et see on nagu süttimine. See ei ole veel tulekahju. See on ainult süttimine. Vaata, see on selline, et tõmbad nagu tiku põlema, aga maja veel ei põle, võiks ütelda. Eks. Aga kui sa selle tiku tõmbad põlema, me oleme see tempel, eks, siis võib minna terve sihu nii põlema, et inimene on üleni nagu seda viha tegelikult täis ja sest, et see on nagu see, nagu ütleme, Vene sellel Kalasnikova automaadil on niimoodi, et on kaitseriiv on peal. Ja ütleme, et üldises tavalises olukorras on niimoodi, et kui relv on ka laetud, on ka täis, ütleme, padrunid ja salved on küljas ja kõik, ütleme selliselt, siis on nii, et loomulikus olukorras peab hoidma seal kaitseriivi peal. Ja ma täna nagu ütlen sedasi, et see ärritumine on selline, et sa tõmbad kaitseriivi maha. Päästikut sa veel ei puutu, aga riiv on juba maas. Tähendab, võimalus on juba järgmiseks hetkeks, et sealt tuleb valang. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, et eks meie elus on täpselt samamoodi ka. Kui see kaitseriiv saab maha, siis võib-olla järgmisel hetkel tuleb valang. See vahest tuleb me suust, mitte nende kuulidega, aga sealt tuleb samamoodi bum. Nii et vahest mõni saab kohe nii, et hoia eest, eks. Ja sellepärast, kallid, see on nii, et täna on see sõnum meile selle koha pealt, et me hoiaksime tegelikult need kaitseriivid peal, et me ei järituks, et me suudaksime tegelikult nende olukordade keskel hakkama saada. Ja sellepärast ma usun sedasi, et kuna Taavet selle laulu on saanud, tal oli vaenlasi palju, ütleme seal ja sellepärast ja neid kurjasid, kes ta ümber oli ja neid jätkus niimoodi, et seal naaberriikidest ja teiste rahvaste hulgast, aga neid oli samamoodi oli ka oma rahva hulgast, kes aeg-ajalt ka tema vastu tõusid ja neid ärritajaid oli. Ja sellepärast ma usun, et see laul ei tulnud tühja koha pealt, tal oli seda vaja. Ja sellest ma ütlen, et tänane see sõnum, nagu saite aru sedasi, et see sündis sedasi, et minul oli seda vaja. Mina lugesin seda laulu 37 nagu sellise mõttega, et lihtsalt nagu
saada seda rahu, taastada ennast selle koha pealt, et ma nüüd seda, ühesõnaga selle kaitseriivi paneksin tagasi peale. Et ma juba nagu ei tõmbaks maha ja ei oleks nagu mingisuguses sellises ohtlikus olukorras, mis järgmisel hetkel võib nagu plahvatada. Ja sellepärast võtame täna nagu seda Taaveti õppetundi siin eeskujuks ja saame siit selle õnnistuse kätte. Muidugi on nii, et see tundub sedasi, et et väga lihtne on öelda, et ära ärritu. Ja eile mul tegi nalja selle koha pealt, et mina teadsin, mis jutust ma teen muidugi, eks oli selline, eile hommikuga ärritusin. Ja siin oli mingi situatsioon oli, lihtsalt oma abikaasa ja ühe lapselapsega olime koos ja järgmine hetk ma leidsin, et mul endal tegi nalja, et mõtlesin, homme mul on niisugune jutlus ja ma olen juba ärritunud, kamandan juba neid sellisel moel, et hoidke eest. Ja aga ei, väga tore oli sedasi, et see tuli nagu meelde, et kuule, mis jutlus sul homme tuleb, et millega sa siin praegusel hetkel tegeled, et tõmba oma kaitseriivi peale tagasi ja ole ka rahul. Ja sellepärast, kallid, oleme inimesed ja sellepärast ma ei ütle sedasi, et ma siin täna nüüd teile ütlen sedasi, et ma seda oskan, ega ma ei tea. Sageli on teate see nii, kui selle sõnum oled saanud, siis suured katsumised ja ärritajad seisavad ees. Et mine tea, mõni ärritab sind täna siin, kes su kõrval on ja mis iganes võib juhtuda, nii et katsuga hoida kaitseriivid peal. Ja sellepärast, et ega vaata, Jumal on Jumal, kes võib meid igal pool tegelikult proovida. Mitte mingisugust küsimust see temal ei tekita, sest et ta tegelikult valmistab meid igaviku tarvis ja sellepärast see eksam ongi võimas ja suur ja vajalik. Ja katsume hakkama saada selle õppetunniga, mis siin maa peab siis meie elus olema. Nüüd on nii, et aga kuidas Taavet hakkab seda asja lahendama, teeme nii, et lähme nüüd Taaveti jutu juurde. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut. No siin on selline, et ära ärritu, ära ülekuumene, ära sütti ja just nendest, kes teevad kurja. Nii et eelkõige see laul on nagu nende koha pealt siis, kes on nagu sellised kurjad, et need on nagu meie need sellised ärritajad. Ja ära kadesta neid, sest et vahest on niimoodi, et nendel kurjadel läheb hästi, piiblist leiame samamoodi ka, et on need küsimused, aga miks need, nagu Malakia raamatiski, kuule, õitsevad ja elavad ja nendel nagu mingit probleeme ei olegi. Nendel kurjadel, kes siin selliselt elavad ja teevad ülekohut ja on teistele probleemideks. Aga Taavet ütleb kohe järgmise mõtlesin, teine salm, sest need niidetakse peagi nagu hein. Mismoodi neid niidetakse? Seda siin otseselt, me ei näe. Aga ütleme, et kui Jumal ütleb sedasi, et niidetakse, küll ta siis niidab. Neid niitmisi võib olla mitut moodi. See niitmine on muidugi selline nagu väga, väga äkiline asi, mis tuleb, võiks ütelda, niitmine tuleb tavaliselt millal? Kõige paremal hetkel. Vaata, kui heina niidetakse, eks, kui heinast on jutt. Hein niidetakse siis, kui ta on, võiks ütelda, nagu küps. Nagu selleks niitmiseks, et ta oleks kõige parem talviseks tagavaraks. Ta ei ole lihtsalt niimoodi, et ootame, et ta seal jala peal ära juba kuivab ja et siis võtame sedasi, et ei, see võetakse, võiks ütelda, see niitmine toimub kõige, võiks ütelda, lihavamal ajal, ilusamal ajal. Kõik, kui ta on nagu valmis, ta on oma parimas hetkes, aeg on kätte jõudnud ja siis toimub äkki see, et tuleb see vikat ja võtab ja niidab selle ära. Nii et selline mõte. Või ta närtsib nagu rohi. Ja sellepärast, et see, mis ütleme, niitmisele ei lähe, see jääb jala peale kuivama. Ja aastaaeg muutub ja ta närtsibki ära, kuivab ära. Et tänavusel aastal on küllaltki ilus ja roheline meil üsna pikalt, eks, praegusel hetkel ja nähtavasti veelgi jätkub seda rohelist aega. Aga ikkagi me oleme kindlad selle koha peal, et kui aastaaeg muutub, siis juhtub see, et see kõik, mis õitses, see tegelikult närtsib ja sellepärast lihtsalt selle aja minekuga koos nagu olukord laheneb. Ja sellepärast osad asjad lahenevad niimoodi, et lihtsalt tuleb nagu selline uus selline aeg, tuleb uus aastaaeg, tuleb uus atmosfäär ja siis see ongi sündinud niimoodi, et see kuri ei ole tegelikult enam nagu valitsemas ja sa ei pea muretsema selle pärast. Aga nüüd on niimoodi, et siin on lihtsalt, esimene jutt oli selle koha pealt nende kurjade suunal, mis nendega juhtub. Nüüd edasi salmid 3 kuni, ma ei tea, kui palju kohe siin, 3 kuni 8 vähemalt, jah, on sellised, mis räägivad nüüd meile, kuidas meie peame käituma. Ja nüüd on nii, et õpime siit, mida meie peame tegema. Meil on üks selline asi, et looda issanda peale ja tee head sellises olukorras. Kui sul on ärrituse olukord, loodad issanda peale ja teed head. Ei mõtle mingisuguseid halbu plaane, et midagi teisele teha, vaid hoopis selliselt käitud. Loodad issanda peale ja teed head. Elad oma maal
ja peatustavust või ausust, erinevad tõlked vahest ütlevad nagu selle koha pealt ka selliselt. ja sellepärast, kallid, see on selline lugu, et meil on tegelikult iseendaga tegemist. teha head, nii nagu Jeesus õpetab ka samamoodi, kui vaenlasel nälg, tead, siis ja tuleb joota, sööta, tuleb palvetada vaenlase eest ja need, kellega siis on probleemid, ja hoopis nendega tuleb teha sellist asja, teed head. Elad oma maal, oled ustav ja rõõmu põhjuseks on issand. Meie rõõmu põhjuseks on issand. Ja kiitus Jumalale, võtta, meil on antud nii kindel tegelikult rõõmu põhjus. Issandas meil pettuda vaja ei ole, sellepärast, et temast probleeme ei ole ja sellepärast olgu sul rõõm issandast, olgu sul rõõm issandast. Ja sellepärast on see niimoodi, kallid, meil kõigil on rõõmu põhjus olemas. Issand on täitsa olemas, ta on troonil, ta valitseb ja sellepärast on niimoodi, et igasugused norutajad ja seal, ütleme õpetuse sõnades, et on nüüd anna norutajale natuke viina, tead, et ta rõõmus oleks. Tead, meil seda vaja ei ole, meil on issand, kelles on tegelikult meie rõõm. Ja sellepärast on see nii, et absoluutselt ei ole vaja. Kui sa otsid kuskilt väljapoolt rõõmu, siis on juba tegelikult on probleem. Milles on küsimus, et siis kas siis issand ei suuda meile nagu rõõmu tagada? Me nagu otsime rohkemat ja kallid Jumala lapsed, ma ütlen sedasi, et vaata, kui issand on sinu rõõm, siis ta on sul igal pool. Ta on koguduses, heas ja halvas koguduses on issand sinu rõõm. Sellepärast meile inimestel oleme sellised, et meid peab nagu rõõmustama keegi teine, tead, ja õed ja vennad peavad rõõmustama ja pastor peab rõõmustama. Ma ei mõtlegi seda teha. Sellepärast, et see pole minu ülesanne, ma ei saa hakkama, kallid, ma ei saa mitte ühegagi. Tead, kui ütleme, see on selline, et meie rõõm peab tegelikult issandas olema. Ja sellepärast on see nii, et olgu su rõõm issandast. Ja siis ta annab sulle, mida süda kutsub. No see on väga ilus, see meile meeldib. Et oled rõõmus ja siis hakkad saama, mida süda kutsub. Aga me ei saa seda kõike, mida süda kutsub. Tähendab, pole rõõmu issandast nii palju. Aga kui sul on rõõmu rohkem issandast, siis ta annab tegelikult sulle seda, mida su süda kutsub. Ja ma usun sedasi, et see oli Taaveti täitsa selline kogemus, et see töötab niimoodi. Kui ta on rõõmus issandas, siis see toob ka sellise tulemuse, et ta saab. Siis anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Anna oma tee issanda hooleks. Siin on niimoodi, et mõnel on täitsa konkreetselt oma tee, millega on probleem. Ja sellepärast ütlen sulle täna täitsa otse, et anna oma tee issanda hooleks. Ja sellepärast on see nii, et kui ta on seal praegusel hetkel naabri hooleks, teadeks, ja siis see naaber võib selle teega käituda, nii kuidas ta käitub, teadeks, aga me anname tee, sest et minul on ka seda teed vaja, sest et vaata, me keegi ei ela siin selles maailmas niimoodi üksinda, me vajame tegelikult kuskil, kus me peame kõndima ja kust meie teed ka läbi lähevad ja vahest see tõesti läheb ka naabrite maast läbi ja sa pead tegelikult tarvitama seda teed ja sellepärast anname kõik need teed issanda hooleks. Aga üldiselt on nagu see, kindlasti see tee mõte on ka selline, et üldse meie elu. Anname selle issanda hooleks. Ja see, kuidas minu elu peab minema, selle anname issanda hooleks ja siis on öeldud sedasi, et loodame tema peale ja küll ta toimetab kõik hästi. Ja sellepärast ta viib siis täide kõiki neid häid asju, mis on vaja ja sellepärast, kui see on issanda hooleks on nõnda. Siis üks selline hea asi, mida Taavet ütleb väga selgelt, et ta toob esile meie õiguse, nagu valguse, ja nagu õigluse nagu lõuna selguse. Ja sellepärast, vaata, ülekohut tehakse, siin ongi probleem sellega, me oleme nagu teatud sellises olukorras ja osad inimesed lihtsalt konkreetselt tean, kes käivad praegusel hetkel, on mingisugused kohtuteed või asjad on käsil, ütleme, et kus mingi süüdistus on kaelas, tegelikult ise süüdi ei ole, teised on selle korraldanud, isegi sinu nimel, praegusel hetkel on ju nii, et teiste nimel küll tellitakse asju ja tehakse asju ja inimesed tegelikult kannatavad nagu nende olukordade all, mida teised lihtsalt kavalasti korraldavad, sellepärast et neid halva tegijaid nagu jätkub. Ja nüüd on niimoodi, et aga vahest on nagu raske tõestada sedasi, et mina süüdi ei ole. Sest et need, ütleme, igasugused firmad ja kelle ees vahest on need mingisugused võlad ja asjadki võetud või midagi on tehtud, need nõuavad lihtsalt, sinu nimi on siin ja vahet ei ole, kas sa oled süüdi või ei ole, meil on sinu nimi, sinust me hoiame kinni, sinu käest me tahame. Aga siin on ka ainukene võimalus, kõige parem, tegelikult advokaat saab olla meile issand, tema toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ja sellepärast on vaja ka selles olukorras väga-väga issandat usaldada. Järgmine asi, mis siin ärritujatele öeldakse, on sedasi, et ole vait issanda ees. Ega vait olla kerge ei ole. Ei ole kerge vait olla, eriti kui, ütleme, mingi teema on üleval. See on niimoodi, et vahest räägid enda sees ja isegi seda enda sees juttu ei ole vaja.
sest ole vait issanda ees, sellepärast et vaata, ma usun, et meil on kõigil on tuttav, et vahest muudkui räägime nagu endaga, tead, muudkui tead, lahendame asju, ütleme, see on nii ega naa ja tead, ja muudkui tead, käime ringi ja tead, mingi jutt käib, mitte kedagi teist ei ole. aga see on tegelikult jutt juba issanda ees, sellest, et mitte midagi ei ole varjatud, meie mõtted ja asjad ja niikuinii, mida me siis enda sees ka nagu sõnadeks paneme, on issand ees ja on öeldud seda, et ole vait, parem ära kee seal sees endal ja oota teda. Ja ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. No siin on niimoodi, et et ütleme, vähemalt 3 korda on, kus on öeldud seda, et ära ärritu, selles laulus on seda järjest meelde tuletatud. Ära ärritu nendest, kes teevad kavalusi ja kes teevad oma elu nagu selliste nippidega, võiks ütelda siin selles maailmas. Siis ongi niimoodi, et ja see 8. salm ütleb sedasi, et ära hoidu meelepahast, ülga viha, ära ärritu. No see 3. kord ära ärritu on siin ka ära öeldud. No küsimus on see, et vaata, ma natuke püüdsin vaadata neid sõnu, et kuidas nad on, ütleme, seal hebra keeles ja kuidas neid tõlgitakse ja kuidas teised seal, ütleme, vene keeles või kuidas need piiblitõlked ütlevad. Teate, lugu on nagu selles, et meil eesti keeles on niisugune ilus, et ära ja ärritu, tead, kõik on hääd ja niisugune, läheb riimi nagu kuidagi ilusasti on tore ütelda. Aga selles on niimoodi, et ära nagu solvu või ära haavu või ütleme, et seal on nagu palju variante või ära vihasta või mis iganes võiks nagu vahest ka nagu tõlkida neid asju, nii et ega see teema on üsna peen, nii et sellepärast meil praegu lihtsalt eestikeelses piiblis tuleb see nagu selliselt nagu silmade ette väga selgelt. Aga ma usun, et meile väga, väga hea variant ja issand nagu teab, et eesti keeles on need sõnad just sellised, et ja on seal ilusti R-id on sees, mis põrisevad tead, ära ärritu, tead, et see on niisugune, et see urin on kohe nagu sealt nagu sees olemas. Et see urin peab tegelikult ära kaduma. Ja nagu kunagi üks näide tuleb meelde sedasi, et üks kuri koer oli ja laps kartis koera ja koerale tõmmati suukorv pähe. Ja siis ära nüüd karda, et tal korv on peas. Aga laps ütleb, ei, see urin on tal seal sees. Et see korv aita midagi seal nina peal. See sees on see urin tal seal. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et me võime vahest selle suu kinni hoida ka, aga see urin on seal sees. Ja sellepärast on nii, et me ei tohi lasta seda, et see hakkaks nagu meie meelt muutma. Vaata, see on nagu meelepaha, tead, millest on siin räägitud. Ja siis on öeldud, et ülga viha. Et vaata, see läheb nagu astmetega, millesse me võime tegelikult sattuda. Ja järgnevalt Taavet hakkab edasi rääkima, et sest kurjad hävitatakse, aga kes issandat ootavad, need pärivad maa. Veel kord tuletab meelde, et kurjad hävitatakse ja kallid, täpselt nii see on. Õelad hävitatakse siin selles maailmas, see on issanda tõotus. Ja mis on räägitud? Mälestus õigest jääb õnnistuseks. Ja õelate nimi kõduneb. Nüüd käib üks selline võitlus siin selles maailmas, et kelle nime mäletatakse. Vaata, täna on meil niimoodi, et on issanda laud, tehke seda minu mälestuseks. Kõige rohkem peab seda nime meeles pidama, kõige rohkem peab seda nime austama, õigete nimi jääb õnnistuseks. Jeesuse nimi on meie õnnistus. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, seda nime ei tohi meie unustada, olgugi, et ta ei ole au kohal, ütleme, meie maailmas, ütleme siin, kus meie elame, et Jeesuse nimi ei ole. Kunagi vanasti kuulsin niimoodi, et Lõuna-Koreas, et kus seal Soulis oli niimoodi, et ööseks kustutati kõik reklaamid ära, aga siis oli üks nimi, mis jäi üle linna põlema, see oli nimi Jeesus. Et kõik teiste reklaamide peale energiat ei kulutatud öösel, aga Jeesuse nimi, see säras üle selle pimeda linna. Väga sümboolne, eks, kui nii nagu selliselt mõelda. Ja sellepärast, kallid, õigete nimi on õnnistuseks. Ja sellepärast on see nii, et mõtleme, aeg. Palju sa ajast inimesi tead? Me võime hakata seal neid mingisuguseid inimeste registreid, kes siis elasid ja kes seal kuidagi olid, eks, ja mõtleme neid nimesid välja, aga niisuguses piibli mõttes meile ei räägita nendest teistest nimedest, kes sinna laevast välja jäid. Meile räägitakse Noast, kes oli õige, elas selle sugupõlve keskel, oli selline. Meile ei räägita Soodoma meeste nimedest, kes seal pattu tegid, et see tuli sinna ümber maja piirama ja see mees ja see mees nimepidi, absoluutselt ei ole. Aga meil on väga selgelt on räägitud Lotist. Teame Lotist, teame Noast ja sellepärast niimoodi see tuleb ja siis, kui niimoodi mõtlesin, siis mõtlesin, aga näed,
Koljat, et tema nime me kõik teame. ja noh, et ütleme, et on mingisugune nagu selline noh, ja põhimõtteliselt on see niimoodi, et see Koljati nimi on saanud nagu selliseks noh, selliseks suure vaenlase sümboliks. Et ta noh, ütleme, ta ei ole ainult mitte see konkreetne vilist, kui me seda nime vahest nimetame, vaid see on saanud nagu sellise sümboli, et ta on ka meie jaoks nagu see, noh, ütleme see kuri vaenlane, kes on vahest meie jaoks väga suur, kelle vastu meil nagu võidelda tuleb. aga üleüldises mõttes on see niimoodi ikka, et nii õige nimi jääb õnnistuseks ja õelete nimed peavad kaduma. Ja nüüd ma olen siin jälginud, noh, ütleme sellised, et kuidas vahest arutatakse, et noh, kelle nimi peab olema. ma mõtlen niimoodi, et noh, näiteks, et riigikorrad muutuvad, no meil oli, kui oli nõukogude aeg, meil oli Leegini tänav, tuletan meelde. Tuletati üks nimi meelde, no revolutsionäärid pandi, eks. noh, Katariina allee oli Gorki tänav ja noh, ütleme, ja siis oli, kas Liiva tänav oli Karl Rimmi või noh, ütleme, mul läheb juba meelest ära, tead, no meie peatänav Jüri oli Lenini tänav, no nimed olid. No lihtsalt nimed olid tähtsad, nüüd on Jüri, eks. Ja noh, ütleme, et sellises mõttes, et nagu nende nimedega nagu, ja need olid, ütleme, need olid inimeste nimed. No ütleme, et Kreutzwaldi tänavaga oli natukese lihtsam, mis oli nagu Riia maantee. noh, see oli loogiline. Riia linn ja Riia maantee ja et lähed sealt selle tee pealt ja jõuad Riia-Pehkva kivitee peale ja lähed Riiga ja ongi see. No nii, ja sellepärast, kallid, võtta see nimede asi on nii tähtis ja sellepärast on niimoodi ja seda pressitakse, et keda peab tegelikult mäletama. Ühed tõmmatakse maha, teised tõmmatakse asemele ja sellepärast no lihtsalt nimede koha pealt nagu see mõte. Aga küsimus on nagu selles, et meie issanda nime kõrvale ühtegi suuremat nime tulla ei tohi, et mis on kõige tähtsam ja olulisem nimi, siis on see meie jaoks, on see nimi Jeesus, mis on üle kõigi teiste nimede. Nii et nii ta on. Nüüd jätame need nimed sinna paika ja siis on nii, et natuke aega ja õelet ei ole ja sa vaatad, teda pole kuskil, aga alandlikud pärivad maha ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ega kui niisugused õeluse ajad saavad mööda, siis vahest saab ikka suurt rahu tunda küll. Ja sellepärast ja ma ütlen, et paljuski, noh, ütleme see meie põlvkond, kes me sündisime peale teist maailmasõda, me oleme saanud tunda tegelikult rõõmu sellest suurest rahust, mis on olnud pikka aega. Ja sellest, et kui sellel aastal tähistati 80 aastat tagasi, kui lõppes see teine maailmasõda, see suur sõda, ja nii pikk tegelikult võiks ütelda terve inimese eluaeg on mahtunud sinna sisse, kus tegelikult me oleme saanud elada. Praegu on jälle aeg äreveks läinud, eks. Ja noh, me näeme sedasi, et praegu need õelad ärritavad no nii väga, kui saavad. Ja lihtsalt see on selline, noh, ja see käib nagu selle peale, et kelle närv nagu ennem üles ütleb. Need presidendid omavahel täpselt niimoodi käituvadki, saadavad üksteisele selliseid sõnumeid, et no millal kellegi närv üles ütleb. Sellepärast täna on niimoodi, et kui me siin algasime sedasi nagu iseendaga, siis väga tähtis on meeles pidada, et paluda riigijuhtidele rahu. Sest et vaata, kui nemad võtavad kaitseriivi maha, siis nendel on tuumakohvrid, nendel on tuumapommid. Ja vaata see, kui need maha võetud, siis on palju ohtlikum tegelikult. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie asi on tegelikult lihtsalt õnnistada neid rahuga, et nad suudaksid tegelikult kõik need provokatsioonid ja asjad, mida korraldatakse, nagu kuidagi üle elada ja et nad lihtsalt ei sütiks ja et asjad ei läheks meie jaoks hullemaks. Nii et nii ta on. Ja sellepärast on see niimoodi, et oleme siin selles maailmas elamas, siin on see 11 salm tulnud tagasi, et alandlikud pärivad maa. Kallid, see on Jeesuse eeskuju, ta oli südamest alandlik, õppige minust, ütles seda. Kallid, meie jumala rahvana peame olema alandlikud. Ma järjest tuletan tegelikult seda endale meelde, et see on ainukene tegelikult usuelu selline võti ja lahendus, nagu selline õige positsioon, võiks ütelda, kuidas jumala ees olla, on alandlikkus. Alanduge jumala ette, siis ta ülendab. Ja sellepärast on see meil kõigil tähtis. Oleme alandlikud kogudusena. Me ei ole mitte mingisugune tähtis kogudus. Me oleme lihtsalt üks kogudus jumala armust, mis on püsinud siin ja oleme seda alandlikult. Sellepärast, et siis me tegelikult püsime. Sest jumal paneb suurelistele vastu. Ja sellepärast, et kui me tahame suurelised olla, siis meid varsti ei ole. Sellepärast, et kui jumal hakkab ikka vastu panema, siis no mis me siis järgi jääb. Ei me temaga suuda võidelda. Ja sellepärast ainukene õige positsioon on sedasi. Alandlikud tegelikult pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Ja sellepärast on nii, et
ole jumala lapsena, kes sa oled kuskil noh, ütleme, tööl, kus sa töötad või oled sa kuskil elamas oma naabrite keskel või ole alandliku inimesena. Ja kontrolli nagu selle koha pealt, et kas see nõnda on. Sellepärast, et vaata, alandlikud pärivad maa, alandlikel antakse armu ja sellepärast on see nii, et see on niivõrd tähtis tegelikult omadus. Me oleme lambad on alandlikud, me ei ole sikud lähevad vasakule käele, lambad paremale käele. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt tuletan seda meelde, et see on tegelikult meie positsioon ja see ei ole mitte mingisugune tähtis positsioon. No palju toredam oleks olla niisugune nagu mingisugune tähtsam tegelane. Aga ei, paraku see on nii, et meid on kutsutud just sellisesse olukorda. Ja nii, et alandlikud saavad issanda käest rõõmu ja saavad pärida maad. No nii, aga õel kavatseb kurja õigele ja tema kiristab hambaid. Vaatame siin lugu, eks. Et õel kavatseb kurja, üldse on niimoodi, et vaenlane tuleb, hiljuti nagu rääkisin selle koha pealt. Vaata, see on nagu tunnus nagu selle koha pealt, et vaenlane on see, kes tuleb. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, see on hea reegel tegelikult nagu mõista. Kes ei ole vaenlane, see ei tule. Eks, aga vaata, vaenlane tuleb. Ja vaata, selles on see nagu see küsimus. Et me nagu võime näha nagu nende jõudude nagu liikumist siin selles maailmas. Jah, me näeme sedasi, et aeg-ajalt on see niimoodi, et jumal tarvitab seal näiteks seal Assurit või mis iganes, et see on mu vihavits ja ta saadab kellegi või saadab Paabeli seal, ütleme, juudale kallale ja vaenlane tuleb, eks, sellises mõttes. Aga ongi öeldud, et vaenlane tuleb. Ja kui rahvas meel parandas, siis vaenlane tegelikult tõmbas ennast ka eemale. Ja sellepärast on see nii, et vaenlased ja õelad kavatsevad kurja õigele ja nad kiristavad hambaid tema peale. Ja teate, mis lugu on? Et vaata, meie saame rõõmu tunda, meie hambaid ei kirista, eks. Aga vaenlase koha pealt on öeldud sedasi, et nemad kiristavad hambaid. Ja vaata, lugu on selline, et need jäävad igavesti hambaid kiristama. Sellepärast, et kui nüüd, vaata, kui head hambad ei tuleks suust ära. Aga see on Mattiuse 13. peatükk ja kus kohas siit võiks lugeda 40, või kus see salm oli, 41 salm. Inimese poeg läkitab oma inglid ja nad korjavad kokku tema kuningriigis kõik pahanduse ja ülekohtu tegijad. Ja viskavad nad tuleahju, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Ja vaata, nad jäävadki hambaid kiristama. Nad kiristavad hambaid siin praegusel hetkel õigete peale, aga me näeme sedasi, et nende igavene saatus on tegelikult on täpselt see samasugune. Ja seal olidki need pahanduse tegijad ja ülekohtu tegijad, need intriigide tegijad, nende skandaalide tegijad. Vaata, need ärritamised ja värgid, mis siin praegusel hetkel, ütleme, maailmas toimuvad, on paljuski suunatud milleks, et õige tegelikult väärataks, et ta võtaks tegelikult kõik need samad relvad kätte. Ütleme, ütleme, sellised valed relvad kätte, mis on saatanal endal ja ta ärritab nagu selle peale. See, kallid, sellepärast on see tänane sõnum, ma sain nagu veel nagu selle, et see ei ole selline, vaata, et ära ärritu ja see on niisugune mingisugune ükskõiksusele üleskutse. See pole ükskõiksus. See on jumala sõjavarustus, millest me praegusel hetkel räägime. See on selles sõjavarustuses olemine. Ja põhiliseks relvastuseks selles on meil sõna. Ja siis ma sain nagu seda, et milline see Efesuse kirja sõjavarustus meil on. See Efesuse 6. peatükis, kus on räägitud, et me võtaksime selle kogu jumala sõjavarustuse. Ja seal on, mis on? Tõde. Sinu sõna on tõde. Me võtame tõe ja see on Johannese 17, kus Jeesus seda ise ka just väljendab veel niimoodi. Õigus. Jeesus on meie õiguseks, 1. Korintuse 1:30, kus räägitakse. Ja vaata, Jeesus on see sõna sai lihaks. Ja sellepärast on kõiges nendes nii tões, kui õiguses on praegusel hetkel ikka on sõna. Siis on need kingad jalas selle rahu evangeeliumi kuulutamiseks. Mis seal evangeeliumis on? Evangeeliumis on ikka, on see sõna, mida me kuulutame. Ja siis on räägitud, et meil on usukilp. Mis on meie usu üldse selliseks aluseks? Kuuldu, ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Usk on nagu see, usk tuleb kuuldust. Ja sellepärast on see nii, et vaata täna seda kilpi ma pakun ärrituse vastu, kõik need asjad, saad aru, et see tõde, mis tuleb sõnast, see õigus tegelikult, mis meil on, see on ka issanda käest tegelikult, evangeelium on see sõna, mida me issandast kuulutame, usukilp tuleb Jumala sõna alusel, usume, ja mis siis on pääste kiiver ja vaimumõõk.
see on, no seal on väga otseselt öeldud, see on Jumala sõna, päästekiveri vaimumõõk. ja sellepärast on see nii, et vaata, kui tähtis on tegelikult, on see sõna. nii see on see inimene, kes seda uurib ööd ja päevad, laul 1 hakkab pihta. ja sellepärast on kallid niimoodi, meil on Jumala sõnana, noh, ütleme, jäetud kas või need Taabeti laulud ja asjad, me loeme neid. ja see on tegelikult meile, noh, selline nii suur tegelikult selline õnnistus sellisel moel. nii et kiitus Jumalale selle eest, et see nõnda on. ja no nii, aitäh. ja nüüd on nii, et siis on nii, et noh, ütleme, et kui täna rääkisime sedasi, et meie ei ärrituks, siis me noh, võime sõnast lugeda, aga sinna ma täna palju ei lähe, siis Jumala koha pealt on küll tegelikult räägitud, et tema ärritub. ta ärritub ebajumalatest, aga me peame seda ka teadma, et mille peale meie isa taevas tegelikult ärritub. siis on see, noh, ütleme, et nüüd on üks vahe, mis ma tahan rääkida, et me ka mõistaksime ühte asja. vaata, kui Jeesus on Lassaruse haua peal, siis on 11:33 on Johannese evangeeliumis öeldud sedasi, et Jeesus ärritus vaimus. vaata, see ärritumine, nii vaimus ärritumine kui siis nagu selles hinges ärritumine, millest me valdavalt praegusel hetkel oleme rääkinud, need on kaks ise asja. kui Paulus on Ateenas, siis ta ärritus nendest ebajumala kujudest, mida ta nägi. ja ta ei ärritanud inimeste peale, et kes seal ebajumalate ees olid, aga ta ärritus nendest kujudest. Mis siin linnas on püsti pandud, igasuguseid, kõik on see püsti pandud, eks. ja sellepärast see on kaks ise asju. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata see selline, kuidas ütelda, see, nagu Hebra kiri ütleb sedasi, et Jeesus armastas õigust ja vihkas ülekohut. et vaata seal, ütleme selles vaimupoolses asjas, vaimus on tegelikult osad asjad on õiged, aga meie hinges ei ole need asjad õiged. vaata, see hinge koha pealt on ühe niisuguse näite, see on Apostlite teod 14:2. seal on selline olukord, kus tegelikult seal ühesõnaga sellised jumala kartmatud ja sõnakuulmatud juudid õhutasid ja ärritasid paganate hinged vendade vastu vihale. eks, ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, juudid, kellele oli evangeelium, milleks oli ärrituseks, eks, esimese Korintuse 1:23 on, kus on räägitud, et see on, juutidel on evangeelium risti löödud Kristusest on ärrituseks ja paganatele on ta rumaluseks. ja nüüd on niimoodi, ja need ärritunud juudid, kes Jeesust ei tundnud, aga sõnakolmutud juudid, uskmatud siis, õhutasid ja ärritasid paganate hinged vendade vastu vihale. hingesid ärritati. ja vaata, see oli selline, et nemad tegelikult tegid ja sellepärast on kallid, mis meiega toimub. kas meie hingesid kistakse kuskile võitlusesse? ja selle eest tegelikult hoidu, sellepärast et inimesed saavad tegelikult tulla meie hinge kallale oma hingeliste sidemetega ja oma soovide ja värkidega ja sellepärast see on täiesti selline rünnatav koht. vaata, see meie mõistus ja kõik need asjad on ja tunded, need on väga rünnatavad kohad. ja sellepärast lihtsalt täna lihtsalt see õpetus nagu selle koha pealt, et vaata, seal on see ohtlik ärritus, millest tuleb vaid ainult paha, mitte midagi tegelikult head ei tule. mõne asja koha pealt, kuidas ütleme, kui Jeesus on templit puhastamas ja võtab pitsa ja ajab välja seal kõik need rahavahetajate lauad ja tuvimüüjad ja kõik need asjad ja lambad ajab välja ja teeb seal paganate eesõius asju. no kas me loeme sealt, et Jeesus oleks kellelegi nähvanud nendele inimestele oma pitsaga? Absoluutselt mitte. Jeesus sai ise pitsa, aga inimesi ta ei peksnud, aga tal rahalauad lükkas ringi, loomad ajas välja, tuvid peletas ära, ütleme, et tegi lihtsalt nagu selliseid ja see oli see püha viha, mis oli tegelikult selles paigas nagu tegutsemas ja see oli vaimusvärk jälle, see ei olnud selline nagu mõistusega värk, et ma teen. aga meie probleem, kallid, ma usun sedasi, et eelkõige on see selle koha pealt, et hinge tasemel juhtuvad need asjad. ja Paulus, mitte Paulus, vaid Taaveti laul, see oli see hinge teemal võitlemine, millest me täna siin oleme juba pikemalt rääkinud. nii et näete nii, et see teema on üsna selline, noh, ütleme, suur ja sügav ja ega ma täna nii palju räägin, kui lihtsalt olen nagu mõned mõtted nagu selle koha pealt ka nagu saanud. ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu oma need ärritamise kohad otsiksime üles. vaata, lugu on selles, et no näiteks, et Efesuse kirjas on öeldud sedasi, et isad, ärgitage oma lapsi vihale. tead, ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, meie peame nagu kontrollima, sest et vaata, see on nagu selline nakkav asi. me vahest vaatame, et lapsed on ärritunud, aga kus kaudu see tegelikult tuleb? see sageli tuleb meie endi kaudu kõigepealt. sest et Paulus ütleb otse välja. Nagu selle koha pealt, et ütleb nagu selliselt, et see võib juhtuda nii.
jah, esimese Korintuse kirja 7. peatükk, teen korraks selle ka lahti ja see on niimoodi, et see on abielu peatükk. ja eks see abielus on ka palju ärritusi ja see on üks huvitav asi, et ma nagu, kui seda lugesin, siis lõppkokkuvõte on sellest peatükist on selline, loeme selle lõpu kõigepealt, kuidas Paulus nagu seda asja ise kokku võtab. Sest et esimese peatüki siis, või esimese kirja 7. peatükk Korintusest ja siis see lõpus on see niimoodi, et 40. salm. Aga ta on õndsam, kui ta jääb nagu ta on, see on minu arvamus, ütleb Paulus. Noh, siin ta räägib, et kas olla abielus või mitte abielus ja siis ta ütleb, et see on minu arvamus. Aga ma mõtlen, et minulgi on Jumala vaim. Aga saad aru, et see, ütleme see 7. peatükk, mida Paulus nagu, Pauluse jutt sellel abielu teemal on, see on nagu natukese nagu Pauluse poolt endal võetud nagu gramm alla, ütleb sedasi, et see on minu arvamus, aga ma arvan, et mul on Jumala vaim, et ma sellepärast olen selle jutu rääkinud. Nüüd on nii, et vaata, Paulus ei olnud abielus. Ja vaata, kui sa abielus ei ole, kuidas sa siis annad abielu inimestele nõu? Et oled suur spetsialist, et kuidas abielus elatakse. No see päris nii ei ole, aga Jumala vaimu läbi saab anda nõu, ütleme, et ja Paulus seda teatud määral tegi, aga ta pani sinna selle märkusega selle koha pealt juurde, et see on nõnda. Aga ta mõnda asja, mida ta siin õpetab sedasi, et mis on nagu oluline, ma võtan 7.3 sellest samast peatükist. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Et vaata, see selline abielus olemine on tegelikult on teise vastu kohustuse täitmine. Probleemid tegelikult hakkavad sealt. Ja sellepärast on see, inimesed mõtlevad sedasi, et aga minul oli hästi. Sinu kohus oli tegelikult olla teise jaoks täidetud oma kohustusega. Ja teisel samasugune lugu. Ja eelkõige see on nagu selline vastastikune asi ja sellepärast Paulus nagu tuletab nagu seda ka väga selgelt siin meelde. Ja ma loen siit ka 12. kuni 14. salmini, sest et vaata, see on nüüd üks selline probleemne koht peredes eriti, kus mõlemad pooled ei ole usus, kus üks on ja kus teine ei ole. Aga muuda kohta ei ütle issand, vaid mina, jälle Paulus räägib, kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu ent naisest. Ja kui kellelgi naisel on uskmatu mees ja mehele meeldib temaga elada, siis ta ärgu lahutagu ennast mehest. Ja siis on öeldud isegi väga võimas tulemus, mis on selle kaudu. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi, sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd nad on pühad. Vaata, kui tõsine jutt. Vabaabielu kohta see ei kehti. Sest vabaabielu ei saa lahutada. Mida seal lahutada on? Mida sündinud pole, seda lahutada ei saa. Aga me näeme seda, et kui on abielu, siis see garanteerib vastaspoole mehele või naisele, teenib nagu see asi nagu sellist pühadust ja laste koha pealt samamoodi ka. Ja sellepärast on siin ka räägitud ka sedasi, et kui üks pool on, siis on see ka lastele, milline tegelikult on õnnistus. Ja sellepärast vaata, see teema on tegelikult ära lõhutud ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, ma ütlen sedasi, et ütleme, et ma ütlesin ma valimiste kohta, taha palju ütelda, aga kõik need asjad on tegelikult väga olulised asjad, mis on meie eludes. Ja sellepärast on see niimoodi, kui president elab abielus, normaalne, ja see on selline, et see on üks kriteerium tegelikult, mis on nagu tegelikult on asi, sest et see on üks Jumala seaduse austamise küsimus on tegelikult on, nagu see küsimus on selline, sest et Jumal ei vaata nendele asjadele läbi sõrme, meie jaoks on nagu kõik läinud praegusel hetkel, kõik kõlbab. Ja me nagu vahest ei vaatagi nende asjade peale nagu selliselt, aga me näeme, et Jumal ei ole oma seisukohta absoluutselt muutnud. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt oleme praegu siin selles ajas, kus me tegelikult, ütleme, 2 nädala pärast on valimised, eks, ja palume, et tuleksid need juhid, kes juhivad meie maaõnnistuste sisse. Ja sellepärast on see niimoodi, et nad oleksid nii võimalik, kui see iganes kellegest oleneb. Et nad püüaksid Jumala tahtmist teha, kes oleksid Jumalale kuulekad. Ja sellepärast on see, need teemad on kõik tegelikult väga, väga olulisel kohal. No nii, ja nii, et apostel Paulus nagu õpetab nagu selle koha. Peetrus õpetab samamoodi abielust. Ja siis, kui Peetrus räägib seal oma kirjas, ütleb sedasi, et naised peavad ilma sõnadeta võitma oma mehed usule. Ja see on kuidagi selline, et just, et nagu selline variant, et ma teen selle Peetruse kirja ka lahti. Ja see on esimese kirja 3. peatükk, nõnda samuti naised alistuge oma meestele, et ka siis, kui mõned ei ole kuulekad sõnale, et nad võidetaks usule ilma sõnata naiste käitumise läbi, kui nad on tähele pannud teie puhast, aukartlikku
käitumist. Ja sellepärast see, no ütleme see, kui seda ärritumise teemat, noh, täna võtame nagu sinna kohta, siis on niimoodi, et me ise ei tohi ka tegelikult olla teistele ärrituseks ja sellepärast on see niimoodi, et jumala laste koha pealt on see nõue selle koha pealt, et meie ei ärritaks ka teisi. sellepärast, et vaata, see on niisugune huvitav moment on nagu selle ärritumisega. vaata, kui kuidas saab, noh, ütleme, ärritada see, mida olemas ei ole. Aga ta kuidagi, vaata, see nagu tunnistus, ma sain nagu sellise mõttekäigu nagu selle koha pealt, et eks vaata. Ütleme, naine läheb Jumalat teenima. Mees ei taha, et seda inimene teeks, eks. No, aga see ärritab teda. Aga mis asi seal ärritab? See, vaata, kui seda ärritajat ei oleks olemas, teate, milles on lugu? Meie issand ongi tegelikult. Ta võib olla meile aluseks, kes me oleme selle aluse peale tulnud. Teistele on ta selleks pahanduse kaljuks, mille otsa komistatakse. Jeesus on nii mõlemad, sest et kui me täna nüüd räägime sellest teemast, siis Jeesus oli siin selles maailmas, oli tegelikult ärrituseks, evangeeliumgi on jätkuvalt on ärrituseks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et lihtsalt peame seda nagu meeles. Ja vaata, see tunnistab meile tegelikult seda, et meie issand on siin selles maailmas, kui ta tuli siia sellesse maailma, ta on kõikide jaoks olemas. Me oleme sellel alusel, aga teised on tegelikult vahest hoopis nii ärritunud. Vaata, kui Paulus oli ärritunud, siis juhtus varsti see asi, et ta sai nagu pihta sellele ja ta tuli tegelikult varsti ja tuli tegelikult ja alistus issandale ja võttis Jeesuse endale ka selleks aluseks. Ja sellepärast on see nii, et ära väga mures selle koha pealt ole, kui sul see ärritaja kodus on. See on variant, et ta varsti kolib ümber aluse peale. Sellepärast, et tal on juba niimoodi, et kaua sa seal klotsi otsa ikka komistad, tead, eks. Vaata, ütleme, et kõige kurjem tegu selline asi võis olla näiteks puidumeestel sedasi, et noh, tavaliselt ikka saemesel ja mingi klots kukub maha. Ja noh, ja siis lööd jalaga. Aga kui tahtsid teisele varvastele valu teha, siis liimi see klots sinna põranda külge kinni. Ja see ei lähe ära, siis on see tõeline komistuskivi. Sest et noh, sa ju mõtled sedasi, et noh, see on ju niimoodi, et ainult anna. Ja küll ta lendab, tead, aga ei lendagi. Teate, kallis, meie Jeesus ei lenda mitte kuskile. Ja sellepärast meil on täiesti kindel värk, kas tuleme selle aluse peale või jääme sinna otsa komistama. Ja sellepärast on see niimoodi ja ära ole väga mures nende pärast, kes ka sinna otsa muudku komistavad. Siis ütled, tänu Jumalale, ta saab aru, et on meil otsa komistada ja komistagu ükskord juba niimoodi, et roniks selle komistuskivi peale. Ja saagu see hoopis aluseks, et võta ära ärritu ka nagu sellest asjast, sellepärast. Ja sa ei tohi seda ei tohi ka ülbelt teha. Sellepärast, et noh, et see ei tohi niisugune kaval naeratus peale tulla, et ma tean küll, et praegusel hetkel midagi head sünnib. Et seda pead tegema väga mõistlikult ja targalt, isegi kõige oma käitumisega ja asjaga, väga aukartliku käitumisega, nii nagu Paulus õpetab, või see Peetrus õpetab oma kirjas just seda. No Peetrus oli abielus, tal oli ämm ka ja ämm said järveks ka ja see oli kõik hästi. Ja sellepärast, kallid, lihtsalt sellised õpetused nagu täna, ma siin vaatan seda kaustikust, kuidas ma siin alguses veel seda mõtet kirja panin. Et ärritumine eks kurja peale laulus 37 ja seal on räägitud just, et me õelate vastu ja nende vastu ei ärrituks, kes siis on meie peale hambaid kiristamas, aga nemad ärrituvad meie peale, eks. Ja Jeesus ärritas ka tegelikult väga paljusid ja ta ärritas keda? Ta ärritas neid, kes olid isast kuradist, need korjasid kive, need käisid järgi, need pidasid tapmisplaane ja sellepärast ütleme, et paraku me oleme nii ka, et me ei saa ka seda positsiooni siin elus, kui me tahame issandat järgida, et me kedagi ärritaks, küll me aeg-ajalt ikka ärritame ka, keda vaja. Aga me näeme sedasi, et Jeesus oli täis armu ja tõde. Ja sellises variandis oli ta ka ärritajaks. Ja nii, et nii saab olla. Ja ütleme, et eks keda me kõige rohkem tegelikult ärritada saame, oma lähedased eelkõige. See on täiesti selline, et ega meil ei ole probleeme nende inimestega, kellega me kokku ei puutu. Alati on see nii, et see teema puudutab just kindlasti ka lähedasi suhteid, et selles oleks meil tegelikult tarkust, et me omalt poolt ei oleks need ärritajad ja ei ärrituks, kui teised meid ka ärritavad. Ja nii, et need on vastastikused asjad, valed asjad ärritavad õiged asjad ärritavad siis ütleme neid, kes on kurjategijad ja sellepärast palvetame selle pärast, et inimesed ei ärrituks. Ka kes on Riigikogus ja need, kes ka õigete asjade pärast ütleme, on seal tegutsemas ja selles on palju tegelikult on, Jumala armu on vaja.
nii et nii ta on. ja see on jutt nagu ka selliselt, et me oleme erinevate teede peal. Ütlen abielu koha pealt ühte asja, vaata, kui täna natuke abielust on juttu ka selle koha pealt. No ütleme, et Paulus soovitab oma kirjas väga selgelt sedasi, et usklik ärgu abiellugu uskmatuga. No et see on, ütleme, selles variandis, kui sa oled juba usus, siis ära võta teise tee peal kõndijat, kes kõnnib teises suunas. No see on väga normaalne nõuanne. Et ei tohi nagu seda teha. Aga kui sa olid ennem, siis ära ülga, nii nagu me täna nägime, saad olla õnnistuseks seal ka, alati kerge ei ole, aga õnnistus ikkagi on. No nii. Aga nüüd selle abiellumise koha pealt, kallid, ma räägin, hinge koha pealt räägin sedasi, teate, meie hing saab kiinduda kõigesse. Meie hing saab kiinduda kõigesse. Me vahest mõtleme sedasi abielus, et me otsime tegelikult seda nagu mingisugust erilist õiget, teate, kallid, vaata, lugu on tegelikult on selles, et meil on, hing on selline, mis on võimeline kiinduma kõigesse. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb sedasi, et ära riku abielu, sest hing võib järgmisse inimesse ka kiinduda. Kui see võimalik ei oleks, siis ta ei ütleks seda. Me saame armastada Jumalat, aga me võime hakata armastama ebajumalaid. Me võime armastada oma abikaasat, aga me võime kiinduda kuskile valesse kohta. Ja meie asi on tegelikult jälgida seda, et me ei lubaks seda sündida. Sellest, et hing saab kiinduda kõigesse, mis iganes on. See ei ole mitte mingisugune probleem, hing on juba kord selline, et ta, ütleme, et on need lemmikloomad või värgid või mis iganes või asjad või tead, see kiindumine on selline, et kuhu sa kiindud, see ikkagi, see juhtub selliselt ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, me vahest ajame selle asja nii pühaks, et tead, asi on selles, et kuhu sa lubad tegelikult oma hinge kiinduda. Ja sellepärast on see niimoodi, et siin koguduses kunagi oli ka samamoodi, et üks abielumees armub ühesse tüdrukusse samamoodi ja temal oli see, et see on püha vaim. See on mingi püha vaim ei olnud, aga ta teadis, nüüd püha vaim täna tegutses, ärgu täna siin kellegiga niisugust püha vaimu juhtugu. Et sa oled abielus ja siis äkki püha vaim kiindus sind kuskile mõnesse. Sina ise oma hingega kiindusid. Hiilisid ja vaatasid ja ära kiindusid. Ja kogu lugu see, ja sellepärast meil ei tasu ennast petta, me oleme vaim, hing ja ihu. Ja sellepärast me peame seda lõpuni meeles pidama. Me peame seda lõpuni meeles pidama, et meil on see hing sees ja me sellepärast on see, me elame nagu sellist elu, tead, mulle tegi, muidugi ükskord tegi nalja, kui ma siin üsna veel niisugune noor pastor olin ja käisin ühte me kogusse vana venda haiglas vaatamas. Mul tegi nii nalja sedasi, ma tead, ilus noor õde haiglas, ilusad nõed ju, kes seal töötavad haiglas. Venna silmad jooksid järgi sellele õelt ja tead, see oli selline, mina läksin venda külas, ma mõtlesin, no jah, et ikka hing on sees ja elab veel, tead, ja see, me oleme seda. Ja sellepärast, kallid, me peame otsani vastu pidama, me ei tohi tegelikult, olla nagu petetud selle koha pealt, me ajame vahest need asjad nii pühaks. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärritumise koha pealt oli jutt, et ära ärritu, see on meie teema. Ja nende kiindumiste koha pealt on ka niimoodi, et see on ka väga tegelikult meie teema. Et me ei laseks tegelikult oma kiindumist kuskile valesse kohta tegelikult ja sest see on võimalik, täna lihtsalt tuletan selle koha pealt meelde, lihtsalt paraku see elu on niimoodi. Ja nii, et kiitus Jumalale, et issand on püüdnud täna meid sellist asjadega õpetada, ma arvan, et enam-vähem olen need põhilised mõtted täna teile ära jaganud, mis olen issand eest saanud ja ära ärritu. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et kõigi nende ärritajate keskel, mis me siin selles maailmas elame, me võime arvestada sellega, et issand, sa oled meie eest palunud, et isa hoiaks meid kurja eest. Me täname sind, Jeesus, et enne oma äraminekut sa tegelikult tegid selle palve, see oli oluline ja tähtis, sest sa teadsid, millisesse olukorda jääb sinu kogudus, millisesse olukorda jäävad Jeesus sinu järgijad. Ja me täname sind, issand, et me võime praegusel hetkel lihtsalt võtta usus seda sinu palvet vastu, mingu see täide meie igaühe elus, et me võiksime olla hoitud kurja eest ja et me ei ärrituks ka nende kurjade peale. Ja et me täna võiksime nagu meelde jätta kõige selle Taaveti laulu kaudu, ka, mis on nagu õelatega juhtumas. Me ei tunne seda mitte rõõmu sellest, et nendele halvasti läheb, et nad kuivavad ja et nad närtsivad ja et nende nimi kõduneb. Aga Jumal, me täname sind, et me võime lihtsalt teada sedasi, kuidas asjad käivad ja isa, kiitus ja tänu sulle. Aga isa, ma panen praegusel hetkel sinu ette meid kõiki. Sa näed kõikide meie neid ärritavaid olukordasid. On need maailm ja need uudised ja asjad, mis võivad olla või ja need ärritajad võivad olla ühele üks ja teisele teine president, vahet ei ole, millise ärritajaga meil tegu on.
sõna ütleb meile täna seda, et me ei ärrituks, sest vahest me üldse mõistame valesti ja ärritume valesti. ja sellepärast, Jumal, me palume praegusel hetkel lihtsalt seda armu, et me keegi ei oleks sinu lastena need ärritunud siin selles maailmas. Ei oma valitsuse peale, ei teiste valitsuste peale, vaid Jumal, me palume lihtsalt praegu sinu armu. isa, ma palun sinu armu selle koha pealt, et abielusuhetes, kus on need ärritavad asjaolud, et me ei oleks ise ärritajad ja et me oskaksime maandada need ärritused, mis kuskilt tulevad. isa, me õnnistame praegusel hetkel kõiki neid peresid, kus on seda liiki probleemid ja asjad, kus ei olda ühel meelel, issand, sind teenimas. isa, me palume laste koha pealt vanematele ka sellist suurt armastust ja tarkust. kui lapsed on nõrgem pool, kes on kasvamas, siis Jumal, me palume seda, et vanemate kaudu nad ei saaks ärritatud, vaid me palume, Jumal, lihtsalt vanematele kannatlikkust, tarkust kõigi nende laste kapriiside ja värkidega, eriti kui nad on teismelises eas, lihtsalt nagu seda kõike, nagu seda mõista ja seda võita. isa, me täname sind, et me võime lihtsalt praegusel hetkel seda armu paluda ja Jumal, sa näed kõiki neid variante, mille jaoks nagu see tänane sõnum on nagu olnud. ja isa, me täname sind, et sinu tahtmine on see, et meie südameid täidaks rahu ja täidaks rõõm ja et meil oleks lootust ja tulevikku ka siin selles maailmas ja et me kõlbaksime igavesti kord sinu riiki. Amen.